hommikul ärkama. See on Lass kirjas. Lass või? Liis Lass. Järgmine. See esimene sõna, mis meelde tahab sellega. Super. Tšau. Kulge või autole? Jõu. Tahad taha panna või? Panen taha, jah, ma arvan. Ühesõnaga olegi sitaks päeva, ma jääksin magama nagu selle. Mingi väikse tudu. Kaameramees nii unine on. Tegin väikse tudu. Modellis paras. Mul oli madala hääle. Võtin maru hää. Seda ei tee. Serka lemmikpood ja. Mille osas? Näpud. Oli pinge laulu. 100 kilti veel, umbes 120. Siis oleme kohal varsti. Nice. Genium. Welcome to Varssav. No tšau, oleme jõudnud Poola, käes on DMP esimene etapp, oleme Varssavis ja ütleme nii, et täna on siuke setup day, neljapäev on ja tuleme paneme boksi püsti, paneme asjad valmis, vaatasime raja üle, et saime simustada proovida ka veits ennem, tundub kõik siuke enam-vähem nii, nagu ta seal oli, kuigi ta on veitsa siuke väiksem pigem, et ma arvasin, et ta tuleb suurem, nägin mingi stories'id asju Instagramis korraldajate poolt siis ja tundus üli kiire, aga nüüd tulime kohale oli nagu hoopis vastupidi, mis on iseenesest hea. Muidu ma kartsin seda, et me peame selle käiguvahetuse tegema seal raja lõpu osas, et see nagu veits pani pablama. Aga õnneks vist seda ei pea tegema, me eeldame vähemalt, et hetkel tundub, et saab selle teise käigu ära sõita ilusti. Ja mis me vahepeal juhtunud on, jõudsime teha 2 trenni peale Soomet, siis jõudsime käigukasti ära vahetada. Meil on all nüüd kiirmotiivi H-shifter, mis ei tohiks katki minna, loodame. Ja nüüd, kui auto kestab, saab vähe julgemalt sõita, siis võiks asi ka natukene nagu parem olla. Ja mis me veel muutsime, me tulime refiga siis ühe mõõdu võrra alla, et sõidame me 2.65-ga, mitte 2.85-ga enam. Ehk siis sutsu väiksem, sutsu kitsam ja võiks kogu asi nagu väga-väga palju parem olla. Et käisime 2 korda laitses, saime seal teha omajagu ringe, ma arvan, 25, midagi siukest. Et siis saime asja nagu enam paika, sõidud olid palju ilusamad, suitsu tuli, kõik oli nagu hästi võrreldes Soomega. Et pigem nagu suur siuke step up. Et praegu siis plaan lihtne. Vaatasime rajad asjad üle, kõik plaan on paigas. Homme esimese asjana kohe koosolek, kutid tahavad autoga tehnilisse, loodame, et seal on kõik hästi. Et võiks nagu olla ja peale seda kohe trennid järgi. Ja laupäev on kvell, pühapäev on tandemid, et üritame siin kuidagi selle üle elada. Õues on väga soe, praegu on vist 32 kraadi või ja kell on äkki 9 või. Et pigem on siuke väga välismaiselt soe. Pole nagu harjunud selle asjaga, et Soomes oli siuke tugev 10 kraadi. Et ma ei kujuta ette, mis need tembid asjad tegema hakkavad, aga eks me saame teada, meile peale põnevaks. Aga ma arvan, et tänaseks tõmbame otsa kokku, näeme juba homme hommikul, siis ma olen juba kombes ja ilmselt suremas suhteliselt, sest et väga-väga soe on. Homme lubab vist ka 33-34 kraadi ja nädalavahetus on 36-38, et tuleb väga tappa nädalavahetus, aga elame üle, ma arvan. Ühesõnaga, näeme homme. Tere hommikust. Sleeping good, aga ühele vennale käis hommikul 40 minutit äratuskell ja siis see oli natukene häiriv. Võti ka ja keera ukse rukku. Soega. Morning Vietnam! Tere hommikust,
saaks sellelt reisdirektorilt loa seekord sellega sõita järgmiseks korraks ära See vahetada. märgitakse nii-öelda defektina kirja, mis peab seal lihtsalt järgmine tappeks peab olema. Aga Kreeks sõltub sellest, kas ta saab selle sõnumi ja kas reisdirektor lubab. Muidu nad paksid siin ei prood, ma hakkan nutma reast. ei lähe tegiga. Ehitan need autod nii heaks, kui sa tahad, aga ikka kellelegi ei sobinud. Ootame ära, mis see peatehniline ütleb, kui selle etapi laseb sõita, saab sõita, muidu semi proovi mõjune. Meil ei ole rehva. Arutavad praegu. To check it and to try to find a solution. So I will go to the director and tell the guy. See vend on ülinormaalne, kes siin käib. Jah, ütles, et ta läheb direktorilt. See on reisdirektor tegelikult ka. Tema ütles, et ta läheb direktori juurde, aga see vist on see Lammutame autod. No reeglid näevad ette, et istetud ei olla, vöösid ei olla ja käsi kustuti peab olema, mida meil pole. Nii et me mõtleme kiirelt välja midagi. Kas keegi läks kustuti ikka tooma või? Kustuti. Vähemalt läksid juba. Siia see tooli peale ärgi istuli, kui ma välja tõstan. Tuuning. Sul on ka svatti laup või? On jah? Peegeldatud. Nii, päev 2. Täna on meil trennipäev. Tegelikult on kell juba suht palju. Hakkab kohe 3 saama, meil läheb trenn peale. Hommikul tegelikult oli ka üks trenn, kuhu me ei jõudnud. Meil oli paagiga üks väike error. Väike apsakas, ütleme nii, et mõlemapoolsed. Teoorias oleks võinud selle OE-paagiga sõita, aga nendel sellel aastal on mingi uus muudatus, kus on vaja FIA paaki, et nad on väga-väga FIA ürituseks, kõik on nagu FIA, sert. Ehk siis järgmiseks korraks peame paagi ära vahetama, mis läheb suhteliselt huvitavaks meil. Aga saame seekord vähemalt sõita, et meil oli siin oht juba siuke, et me peame kas semi-pro klassi minema või siis koju minema. Et suhteliselt hapu seis, aga saime selleks korraks lahendatud. Autoga siis pidi paar asja veel muutma, meil, ma ei tea, võib-olla tulla siia poole. Õues on praegu 35-36 kraadi, ehk siis väga soe, pilvi vaevu on, et räigelt palav on. Tõstsime kapotti väga palju ülespoole, et mingi õhk läbi käiks rohkem. Ja siis kõrvalistme pidime välja võtma ja pidime panema ühe väikse käsitulekustuti juurde. Meil on RRS-is ja FIA full kustutussüsteem, aga miskipärast nad tahavad seda väikest käsikustutit ka, ma küll ei saa aru, mille jaoks, aga vaja oli ja käisimegi toomas ja nad ütlesid, pange kas või 2 koormarihmaga see autosse kinni. Ma küll ei saa aru, kuidas sa selle kähku peaks kätte saama, aga igatahes autost on, et vähemalt on ta olemas. Ja nüüd teil auto sobis, et saame trenni minna, saame teise sessi teha, et esimene trenn oli see nii-öelda soolotrenn, et üksiksõidud ja teine on tandemi trenn, et ma lähen uurin, kas ma saan paar üksiksõitu ka teha, et saaks vähemalt enam vaimu, mis kus on. Ja sõidame ära, vaatame, mis tempid teevad, kas ta püsib enam-vähem sõidetavalt jahe või peame hakkama siin natukene kapotti nülgima. Äkki ei pea, oleks marva hästi. Ja siis hakkame vaikselt sättima, äkki rehvi rõuga alla üles mida iganes, et selles suhtes praegu ei oska nagu väga midagi arvata. Et sõidud olid ka nii seinast seina, praegu seal rajal käisime trenne vaatamas, et ma ei tea, väga-väga seinast seina. Mõned sõidavad üli hästi, mõned on üli aeglased, mõned on üle kiired. Et väga erinev kõik jah. Et lähme sõidame ära. Ma arvan, et saame teha mingi 5-6 ringi. Ja ega tegelikult mul rohkem vaja ei olegi, siis ma enam tean, mis kus asub vähemalt. Ja saame juba edasi mõelda. Ja ega täna rohkem toimub, üks koosolek on meil siin õhtul. Meil hommikul oli hästi kiire koosolek, lihtsalt räägiti ära, kus rajal mingid asjad on. Et mida sõita enam-vähem ja ma ei tea, kestis äkki mingi 15 minutit. Ja nüüd on lõpus mingi tunniajane koosolek veel, kus siis on kolliinfo, tandemiinfo ja nii edasi. Et ühesõnaga rajale ja näeme varsti. Pillisooja ja hakkavad esimesed trenniringid. Pakk ja lõpus.
No nii, päev 3. Meil on nüüd kvallipäev, algab siis trenniga. Trenn on meil tunni aja pärast ja kvallid hakkavad äkki oli kella 3-st. Ja nad muutsid tegelikult rada ka. See esimene betoonmüür, mis seal oli, see võeti täielikult ära, pandi plastik nende totsikutega see esimene kurv. Et pidi liiga ohtlik olema, et kuna see esimene kurv on niivõrd libe, siis enamus seda nagu pidama ei saanud. Et siis oli niisugune seifim variant panna totsikud sinna. Ja me lähme korra Karli ja käime seal raja ääres ka ära, lähme vaatame, mis nad tegid seal ja viime ennast kurssi asjaga. Ja no muidugi. See on kindlalt see detsibelli piirides. See on mingi 200 vähemalt jõhker. Ühesõnaga, lähme vaatame raja üle, kutid teevad auto valmis, siis ma panengi juba kombed asjad selga ja lähme üritame natuke asju muuta, äkki saame paremaks. Trenni aega on meil pool tundi, ehk siis best case 2 ringi. Sest et keegi niikuinii paneb kuhugi otsa. Nii et. 3 enne tangu üldse otsa. Jah. Kindel. Lähme kõrgelt võtab. Enne meil madalam. Ma ei tea, kuidas see. Me saame paar pauku. Saika pikkus on ka võib erinev. Jaa. Saad selle kaiku või? Ei, selle. Ma ei tea jah, kurat. Vaata siin, see kõik liikur. Osa kurat. kolmandas ninaklipis, ta jäi liiga kaugeks ja esimene saba oli ratas väljas, nii et sellest oli 88 punkti, aga sellegipoolest me oleme sees, me homme sõidame ja ma loodan, et kvalifikatsioonis ikkagi top 10 on see, kus me püsime.
oi, siuke pingelangus on vaid. Ma ei tea, Ropsauni piiri peal, ma arvan. Nüüd on ikka soe. Reast ei ole. 40 kraadi. Selle selga lähed sõitma, ei ole. Ebareaalne poiss. Opa! Kuule, see on ju päris kavali. Seinaga rääkida. Jah. Tulid kohe au pärja alla või? Serka pärgi. Ei, väga hea ju. Liid oli siuke kahtlane. Nagu ma sain vist kõik kätte, aga ma jäin ikkagi ebakindlaks, vaata. Esimesest oli näha. Aga Chase oli see, et ma mõtlesin, kurat nüüd peab tegema, vaata. Ta tuli ka. See oli Chase'i moodi enam. Saab kõvasti veel minna, aga käib ka. Tere! See oli seis. See oli seis.
Thank you. Mingi veakoodi viskas sisse. Tuurima, mis asi see on? Päris täpselt ei tea. Mingi CH2 vormi. Teine kanal, mingi veakood. Aga päris hea oli. Nagu liid oli ok. Aga no tüüp on nii kiire lihtsalt, pole midagi teha. See oli aus võitlus. Oli. Et selles suhtes nii tegime, mis ma tegin, ma ei jõua järgi. Lihtsalt ei jõua järgi. Et seal läks juba koledaks ära see Jason. Üritad lõigata nii rõvedat, et lihtsalt kannal ei tule. No see oli üks kõige kiiremaid vendi ka selles suhtes, nagu see oli suht worst option. Ja samal ajal ka best. Samal ajal best option, nüüd kus see piir on, jah. Et sealt on ikka minna. Ei, selles suhtes äge battle oli nagu. Aus. Meie pikk Poola nädalavahetus on lõpuks otsa saanud. Väga-väga raske ja palav oli. Et üritasime enda kuidagi hakkama saada. Et kõik olid siin selle tembiga väga hädas. Üldist kokkuvõttes tehnika pidas super hästi vastu, tegelikult mitte midagi halba. Meil oli ainuke murekoht oli IAT. Runni lõpuks oli ta üpris kõrge, ta oli 70 lõpus kuskil. Ja alguses oli see teema, et ta tõmbab jõudu natuke maha. Et arvestuslikult circa 50 kilovatti väidetavalt tõmbas maha. Et see tõmbas natuke joone sisse ära. Kaak kähku tegi veist tuuni, pani asja paika meil. Saime lõpus selle jõu tagasi. Et seda muret meil enam ei olnud, et see lõpp kuidagi ära kaob. Et saime ilusti runni lõpuni teha kõik hästi. Et tehniliselt mitte ühtegi probleemi. Tehnilises kontrollis tuli paar murekohta, mis me peame ära parandama. Ehk siis see paak, tulekustutitega paar asja. Ja ega rohkem ei olnudki, tegelikult kõik muu oli hästi. Kõrvalist me pidime välja võtma, mis on natuke huvitav. Et seda enam sisse tagasi ei pea panema. Sõitude kohta nii palju. Täna trennis üritasime Chase'i paika saada. Ütleks, et väga palju see oli paranenud võrreldes eilsega. Et ma sain küll teada, mida teha ja seda ma ka rakendasin kohe top 22, et palju julgem peab olema. Et eile koosolekul räägiti samamoodi, et kohe initiationi ukse alla ja siis kogu asi nagu sujub kokku ilusti ära. Et esimene vastane oli mul Poolast naissõitja, et nime ma hääldama ei hakka igaks juhuks. Et sõitsime tema vastu siis liidi esimesena, kuna mul oli kõrgem kvaliskoor, siis ma sain valida, kas ma sõidan liidi või Chase'i. Et valisin liidi ennem, ma olen alati nii teinud, see on minu arust kõige mugavam. Et teen oma eessõidu rahulikult ära, siis ma tean täpselt, kui palju ma taga pean siis pingutama, et siis võitu saada. Et tagad jäi vist poole raja pealt enam-vähem natukene maha, et väike vahe tuli sisse, aga raja algus oli küll näha, et auto nina kogu aeg paistab, et veits oli pinge peal küll. Et Karl siis ütles ka, et natukene vaid rahulikult võtta, aga ikkagi suru. Et siis ma üritasin teha niisugust väga Chase'i. Saime suht hästi hakkama sellega, aga ikkagi on see, et autos sees tundub, et oled lähedal, aga tegelikult see vahe on ikkagi suht suur. Et kaamera pealt pärast vaatad, et siis nagu oleks võinud nagu julgemalt veel minna, et oli ruumi küll. Ja sealt saime võidu, kõik hästi. Järgmine vastane oli Stavros Grillis Kreekast. Temaga juba teadsime, et ta on väga-väga hea sõitja, et samamoodi võid minna täitsa julgelt peale. Temaga otsustasime ka, et teeme liidi ennem, vaatame, mis ta meil taga teeb ja siis vastavalt sellele teeme siis Chase'i. Et liidi tegime super hästi, see oli ilmselt ka parim sõit, mis me siin see nädalavahetus teinud oleme tõenäoliselt. Et entry saime täpselt paika, ühe korra käsa ja kohe gaasile, täpselt nii nagu spotter ütles, peab tegema. Saime selle ilusti paika, liid oli super, läksime Chase'i tegema. Ja sealt läks natukene pahasti. Algus oli super, ilusti ukse alla, kõik hästi ja siis, kui esimese tsooni ja teise vahel see transition on, seal ta tõmbas siukse suitsu üles, et ma kadusin sekundiks suitsu sisse ära. Ja ma ei suutnud otsustada, kas ma natuke ootan või ma teen kohe selle flipi ära. Ja ma mõtlesin, et okei, suva, ma teen selle flipi ära, vaata, mis juhtub. Ja ma arvestasin paar meetrit mööda niimoodi, et ma sattusin väga suure nurga alla ja natukene liiga sisse. Ehk siis sellega läks natuke kepasti seal ja siis üritasin kuidagi kokku mängida midagi. Et väljast ei olegi tegelikult nii palju aru saada, et see midagi nii lappe läks, aga autost ma sain aru, et väga-väga tuksisin ja sealt juba seda hoogu üles saada oli väga raske, et kuna ma tõmbasin nurga alla, hoo maha ja siis hakkasin uuesti vedama, aga tema oli juba selleks läinud. Et tõenäoliselt oleks see olnud, et kui oleks selle joone paika saanud õige koha peale maandunud, siis ma oleks tal just järgi jõudnud. Et see oli 100% enda viga, et vale arvestus lihtsalt. Aga jälle targem natukene, me peame natuke mõtlema, mis me refiga teeme, et kas me lähme laiema refi peale, 2.85 peale või ei lähe. Et me üritame kuskilt seda pidamist juurde saada, et mul on see probleem, et kui gaasi peale lähen, siis ta ei kükita ja ei lähe minema. Et ta lihtsalt jääb kuidagi kerima, tossu tuleb, kõik on hea, aga ta ei ole nagu kohalt kiire.
ja kohalt võttuga samamoodi joone pealt, et ta lihtsalt käib nagu tühja. Et kui me selle FIA paagi paneme, nüüd läheb kaal rohkem taha, et siis võiks asi nagu parem ka olla tegelikult, et see kaalaga ots läheb paika. Et proovime selle ära, kaalume auto ära, üritame selle jaotuse paika saada, äkki mure on seal, et natuke liiga palju kaal on siis ees. Et vaatame, kas see muudab midagi laiema rehvi peale ja katsetame uuesti. Et järgmine etapp meil on siis uuesti Poola DNP, Katowice, et lähme siis natukene lõuna poole ja see on nüüd 3 nädala pärast, et meil on siin tihe graafik nüüd, et kutid tegid nimekirja ka, see on umbes nii pikk, et siis saame väga palju siin parandada, lappida, aga saame hakkama, meil on väga hea tiim ja pole kunagi mitte hakkama saanud. Aga jah, kõik väga hästi ja ma arvan, et näeme juba ilmselt järgmises võistlusvideos, kus on natukene seda trenni osa ka sees, ühe trenni võib ka veel mahutama. Egast midagi, näeme varsti, tšau!